Nii, tere! Minu nimi on Tannar, olen Mobire Grupi IT-juht ja nagu pealkiri viitabki, ei tule täna rääkima teoreetilisest IT-st. Et võib-olla hoopis ettevõtte jaoks, mis on oluline, et kuidas me IT-ga siis Mobire äriprotsesse tegelikult töös hoiame. Et kuidas siis need andmed ja ärireegleid meil maja sees liiguvad ja töös käivad. Ja vaatamegi siis kapoti alla võib-olla ühele kõige olulisema ahelale, mis meil maja sees on, et kuidas selline tarneahelas kulurida lõpuks kliendi müügiarvele jõuab. Aga enne, mis on Mobire ja natukene numbritest. Tahame kliendile pakkuda siis murevaba täisteenusrenti üle terve Baltikumi. See tähendab seda, et sul ühes kuumakses on autoga kõik seotud kulud, alates auto soetamisest, auto enda kuludega, rehvide vahetuseni, kuni ka siis kahjude käsitluseni. Ja oleme seniseks juba kogunud endale 5000 sõidukiga auto portfelli, mis tähendab seda, et me aastas juba müüme kuskil 1200 sõidukit. Me ostame 1200 sõidukit ja müüme 800, et võib-olla mastaabiefektist märku anda, siis Eestis uute sõidukite ostust Mobire moodustab juba 5%. Mahud on suured, et võib-olla huvitavad ka, et iga aasta me tellime kuskil 11 000 rehvi, lahendame siin 1500 kahjukäsitlust ära. Ja võib-olla see huvitav fakt ka, et nüüd on teada, et ka siis eelmine aasta olime Eestis suurim automaksu maksja. Maailma mõttes need numbrid on tegelikult veel väikesed, aga me ei tohi ära unustada, et väike on ka see arv inimesed, kes meie juures töötavad. Et meil töötavad 60 oma ala eksperti ja ka sellepärast me ikkagi peame vaeva nägema, et meie äriprotsessid oleksid kiired, skaleeritavad ja tõhusad. Ja minu kui IT-juhi üks filosoofia ongi see, et eesmärk ei ole võimalikult palju tarkvara kirjutada, vaid see, et need äriprotsessid toimiksid kiiresti, tõhusalt ja pakuksid hüve siis nii kliendile kui ka Mobirele. Ja eriti tiimi sees ja maja sees on meil oluline meenutada seda, et meie konkurentsieelis ei tulene sellest koodi kirjutamisest, et ei võida see, kes kõige rohkem koodi kirjutab, vaid sellest, kui heaks me suudame oma majasised protsessid luua. Ja see ei tähenda seda, et me kõike peame ise kirjutama, et kui eksisteerib turul valmis karbitoode, mis lahendab meie jaoks enamuse vajadused ära, siis me kasutame seda ja me oleme paindlikud ja me setime oma protsessid selle jaoks sobivaks. Ja ise me tahame siis tegeleda nende protsessidega, kus tekib kliendile ja Mobirele kõige rohkem väärtust. Ja üheks selliseks ongi siis arvete halduse automatiseerimine, mille detailidest tahakski rohkem nüüd rääkida. Kui küsida, et kust müügiarve alguse saab, siis võiks eeldada, et see võiks olla loogiline, et kliendi lepingust, sest lepingus me lepime ju kokku tingimused ja rendimakse suuruses, mida klient siis korra kuus hakkab saama. Aga enne, kui meie süsteem hakkab kliendile järgmist kuuarvet lisama, on tal juba loodud meie poolt avatud arve. See tähendab seda, et enamus müügiarved Mobirest saavad alguse tegelikult tarniarvest, et meil on juba kliendile edastada päris hulgaliselt hoolduskulusid, remondikulusid, kütuse tarbimist ja muid edasiarveldavaid kulusid. Ja meie ülesanne nüüd see siduda siis tegelikult see kulu õige sõiduki, kliendi ja lepinguga. Ja otsustada, kas see teenus, see kulu on juba kliendi kuumakses sees või tuleb tal selle eest eraldi veel tasuda. Nii, ja vaatamegi siis ühe sihukese kulurea teekonna algusest lõpuni, et kuidas see protsess välja näeb. Meie sisendiks on siis tarniarve ja
töötame siis iga kuu kuskil paar tuhat, millega koos on siis paarkümmend tuhat arverida, saame neid erinevatest vormingutes, PDF-id, e-arved, CSV, Exceli failid. Ja me kohe tegelikult põrkume ka esimese argipäeva mure otsa, et tegelikult alati ei piisagi meile sellest arvest, mis meil esitatud on. Et pahatihti on seal näiteks koondrida, näiteks kui me räägime elektri tarbimisest, meil on kirjutatud, et elektri tarbimine kuni 22 kilovatti, seal kogus on 200 ühikut, aga meil huvitab see detailsus see, et millise müügikaardiga siis need tehingud tehtud on. Ja PDF-il enamasti tegelikult ongi kõik hästi. PDF-il on sul koondrida olemas, tuleb arve lisa, seal on need ilusti lahti löödud, aga tuleb välja see, et see PDF-sisu ei pea vastama üks-ühele e-arvele või XML-ile. Et meil ongi mure näiteks see, et XML-is ei ole tavaliselt seda arveraportit olemas. Et väga hästi on tegelikult fossiilkütuste pakkujatega, et kus PDF-arve vastab tegelikult üks-ühele XML-i struktuurile. Ja mis me siis teeme, ongi see, et need tarnijad, kes ei saada meile arve peal seda olulist infot, meil on vaja siis minna kas nende iseteenindusportaali või nad saadab meile meili peale siis selle raporti eelmise kuu kohta. Et me tegelikult ise koostame need vajalikud read sellele ostuarvele, et millele me saame siduda siis konkreetse oma autoga. Nüüd see andmete lugemisest, et mis meie hetkeolukord on. Et Eestis enamus arved tulevad läbi e-arve operaatorite, et saame XML kujul kätte ja kuskil 10% arvetest meil on vaja veel digiteerida. Lätis ja Leedus on see olukord vastupidi, et me digiteerime kuskil 100% arvetest, kuna see on tegelikult isegi paigas enne, kui näiteks Leedus kohustuslikuks läks, et avaliku sektorile arvet üle e-arvetena esitada. Ja Lätis nad proovisid eelmine aasta kehtestada selle kohustuslikuks, aga see 5 minutit läks nüüd sellest aastast. Et meil on ka aeg nüüd uuesti oma tarnijatega rääkida, et nad meile ka neid e-arveid saadaksid. Mul on siin paremal pool üks näide Läti PDF-arvest, et tegelikult meie jaoks ei ole ka oluline see, et mis keeles see arve on esitatud, aga oluline on see, et meil on vaja sealt arve pealt lugeda kõik kuluread, meil ei piisa sellest kokkusummast. Meil on vaja iga kulu kohta teada, et kuhu alla ta klassifitseerub ja kas äkki kliendil on selle eest juba rendimakses arvestatud. Lisaks me loeme sealt kokku veel mitte ainult siis kulu konteerimiseks vajalikku infot, vaid ka see objekt, milleks see kulu tehti, näiteks see sõiduk. Kui te käite hoolduses, siis teilt võetakse ka odomeetri näit, see lisatakse arvele, mida me saame pärast maha lugeda koos selle VIN ja REC-koodiga. Ja selline andmete lugemine ei ole ainult nagu digiteerimise osa, et seesama info tegelikult on e-arvetes olemas ja väga hästi enamus tarnijad seda võimalust kasutavad ära, et me saame väga detailselt teada, millise sõidukiga, mis see läbisõit on seal ja millise kütusekaardiga näiteks need ostud tehtud on. Võib-olla mis nende andmete lugemise pealt veel teha nende eriti digiteerimisega on see, et kindlasti peaks olema paigas mingi selline valideerimise jaoks mõistlikkuse vahemik, et arvete ridadega lihtne, et ühiku hind korda kogus pluss arveread peaks andma kokku arvesumma. Aga keeruline nende numbritega, mida inimesed ise arve peale kirjutavad, just see sama läbisõidu number, sest ei ole harukordne juhus, kui need tulevad meile ka miljonites. Et me ei saa nagu pimesi usaldada seda infot, et mitte see, et tehisaru võib eksida, vaid nad ongi tegelikult kogemata valesti lisatud arvele. Et siin lihtsalt 2 reeglit, et me ei kirjuta näiteks väiksemat läbisõitu, kui meil juba eelnevalt valideeritud on. Me ei kirjuta suurusjärgu võrra suuremat läbisõitu, kui me eeldame selleks kulu tekkimise ajaks oleks võinud juhtuda. Nii, ja kui meil on andmed nüüd loetud ja nüüd ühtses andmesüsteemis, siis on see esimene kord, kus tegelikult süsteem rakendab ka automaattöötlust, et süsteem on juba
aegade jooksul õpitud reeglite järgi oskab siis iga kulu ära klassifitseerida, et millega tegemist on, et mis teenusega, mis kontoga. Ja see on ka siis esimene pilt tegelikult, mida inimene siis meie süsteemis näeb. Siin paremal pool ongi siis näha siis need otsused, et inimesel oleks võimalik kontrollida, mis otsuse põhjal süsteem siis näiteks otsustas, kas see on edasiarveldatav kulu või mitte. Ja milleks need tingimused siis veel siin, või millest see sõltub, on see, et näiteks mis on kliendilepingu tüüp, mis on see staatus, kas see veel kehtib või mitte, missugused teenused on seal lepingus sees ja mis tingimustel neid teenused osutatakse. Et paremal pool ongi näha, et meil esimesel kliendil on juhtunud kahju juhtum, tal on olnud ka 0 eurone oma vastutus ja see on tõesti temal kuumakses juba arveldatud, et temal selle kohta mingit ekstra kulu ei ole. 2 järgmist on pesu kohta, ühe lepinguga on tegelikult lõppenud meie kanda, teisel on kasutatud pesulakaarti, mis me siis edasi arveldame. Ja näiteks 4. on see, et klient on siis soovinud peale, ütleme, tootja poolt see tehase garantii lõppu, sellist lisa pikendatud garantiid, mille raames siin on tehtud kas mingid hooldused või mingid diagnostika, mille kohta ei arveldata siis kliendiga eraldi. Ja meie eesmärk ei ole siis ilmtingimata see saavutada 100% automatiseeritus iga hinnaga, et minimaalselt me tahaksime, et masin tegeleb rutiiniga ja inimene siis tegeleb eranditega, milleks meil hetkel veel on sellised olukorrad, kui tuleb uus tarnija või selline tundmatu kulurida. Et ka siin on tegelikult juba tehisaru poolt lahendusi olemas, et vabalt saaks ju kategoriseerida ja meil ka teenindusosakond on teinud juba edukaid katsetusi ja mis järgmisena võiksime ka tegelikult integreerida selle osa siia juurde, et ei ole vaja inimest esimeseks kulude kategoriseerijaks. Aga kõige tähtsam on see, et iga kinnitus ja iga parandus, mida inimene teeb, see salvestatakse teadmusena maha ja see annab võimaluse, et kui süsteem järgmine kord seda kohtab, siis ta suudab selle juba automaatselt ise ära lahendada. Ja tulemuseks ongi järjest suurem automatiseeritus. Nüüd me oleme valmis selle müügiarve kliendile ka lõpuks välja saatma ja meil on üks protsess selle jaoks ja me tahaksime, et see väljund sobiks kliendi eri soovidele. Et paljudel sobib see tavaarve, mõned, kellel meil on suured autopargid, tahaksid ka, et me saadaksime koondarve, aga ikkagi selle arvelisaga siis, kus need detailid on lahti kirjutatud. Mõned soovivad jällegi eraldada rendimaksed edasi tehtavatest kuludest, teised tahavad ka oma kulud jagada võib-olla näiteks osakondade kaupa või ütleme sellise projektide kaupa või ütleme hangete projektide kaupa. Ja kõik need formaadid, siis, mis klient soovib, peab me suutma neid genereerida. Samamoodi, et e-arved, PDF, CSV, Excelid. Ja oleme valmis saatma ka neid läbi siis e-arve operaatori või e-postiga. Ja ikkagi, et eesmärk ei ole võimalikult palju seda tarkvara kirjutada, vaid me tahaksime ikkagi luua neid protsesse, et mis suudaksid käidelda suures hulgas andmeid, oleksid skaleeritavad ja oleksid kiired. Ja meie jaoks ütleme, hästi disainitud protsess on see, et kus tarne kulurida automaatselt, kontrollitult ja vigadeta siis ilmub ka kliendi müügiarvele. Ja muidugi kõige parem protsess oleks see, et kui me juba kliendiga lepingut tehes suudaksime niimoodi teenuses kokku leppida, et tal rendi ajal ei tuleks ootamatuid lisakulusid. Ja minu jaoks niisugune hea võib-olla ongi, et hea IT-töö definitsioon on see, et mitte rohkem tarkvara, vaid paremini toimivat äri. Ja aitäh, et kuulasite ja olengi valmis
küsimustele vastama. Aitäh, Tannar! Oli väga selline sisukas ettekanne. Küsimusi on tulnud. Tule siia mulle lähemale. Sa oled pildis. Nii, ma hakkan siis kuskilt otsast peale. Keegi noppis fakti üles. 5000 autot, 1500 kahju. Kas iga kolmas juht on oskamatu? No ei saa, see ongi, et see juba tõenäosuste printsiip, et mida rohkem sõidukid on liikvel, et ei peagi olema nagu ise see põhjustaja. Et paratamatult ka sinul juhtub. Et ei juhtu ka siis ainult, meil on lihtsalt ka klaasikahjud, et see ei pea ilmtingimata olema nagu ka, ütleme, liiklustingimustes toimunud see kahjujuhtumid. Okei, see selgitab seda statistikat. Kas üldse või mil määral peaks teie protsess muutuma, et saaksite teha 2 korda ärikasvu ilma töötajaid juurde võtmata? Jah. Et Mobira ongi selles mõttes, et kõik protsess, mis praegus paigal on, ei ole sellisena üles koostatud aasta 2 või 3 tagasi. Et siis on alati pidevalt selle mure ees, eriti Lätis, Leedus, et teha ongi, et nad e-arved ka kohustuslikus muudavad. Et alati on selles, et kas rohkem andmesidestajaid või tehnoloogiliselt seda kuidagi lahendada. Et alati tahaks neid aeglasti töötavaid osi süsteemis vähendada, et inimene paratamatult on aeglane ja igal pool, kus on võimalik teda aidata või hoopis lasta tal midagi muud teha, siis me tahaksime. Okei. Inimestest rääkides ja töötajatest rääkides, et kas teie töötajad pigem kardavad või tervitavad sellist automatiseerimist? Jah, et tegelikult väga asjakohane küsimus, et tõesti oleme täpselt selle sama jada läbi käinud, et inimesed kardavad ja nüüd nõuavad automatiseerimist, et need numbrid ei ole tegelikult nii suured sõidukitega ja need on olnud ajaloos väiksemad, et nii kaua, kui inimesel on võimalik käsitsi kontrollida, kätt pulsil hoida, siis ta soovib tegelikult seda kontrolli ja ta ei taha, et keegi teine andmeid pärast vaataks, muudaks, et inimene ise tahab olla see viimane otsustaja. Aga kui need mahud kasvavad lõpuks nii suureks, et sul ei ole võimalik isegi peale vaadates aru saada, et sa isegi lihtsalt vigu üles, siis hetkel on ootus see, mis saab automatiseerida, peaks olema automatiseeritud. Okei. Ma nägin siin ennem 3 Mobira raamatupidajat, et nad on sulle siin kaasa elamas, järelikult teil on väga head suhted, et nad ainult toetavad sind selles protsessis. Nii, aga korra nüüd tagasivaade, et enne kui teie praegused protsessid ja liidesed olid paigas, et kus te kõige rohkem närve kaotasite siis? Või mis oli see eelnev pilt? Ja täna ka mõtlesime selle aega tagasi, et kui ei olnud veel e-arveid ja kuidas see kinnituse protsess käis, ega kõik need paar tuhat arvet, need 10 000 read, ega need olid kõik välja prinditud. Me ikkagi inimesena pidime need ära ringitama, mis lähevad kliendile edasi, mis ei lähe kliendile edasi. Sul pidi inimestel olema teenusosakonna teadmus, mis on võib-olla selline baasteenuste pakett, mis kuskil klientidel ja ettevõtetel on. Et väga palju inimtööd, dokumenti kuhjade loomist, ühest lauast teisel tõstmist, palju unustamist, palju viivitusi seal vahel ja palju üldse, et kus inimesed tundsid, et ei saa nagu selle kõige sisukama tööga tegeleda. Okei. Ma vaatan, et workshopi ei ole nüüd rohkem küsimusi tulnud, võin võtta oma küsimuse. Sa siin väga nüüd ei puudutanud seda fakti, et sa oled meie klient, kasutate standard ERP-i, et võib-olla teistele teadmiseks, et Excellent Books on siis see, mida enamik teist kasutab siin Eestis, aga meil on ka rahvusvaheline tarkvara, mis näeb välja nagu Standard Books või Excellent Books uue nimega, aga nimega Standard ERP. Et nüüd küsimus ongi, et Standard ERP ja API, API-t me ka ei ole täna nagu seda sõna nagu kasutanud, et te kasutate API-t ERP-is, et milleks te seda kasutate? Tõesti, Excellendiga meil on ka üks finantstarkvara olnud. Selleks ongi siis Standard Books, nüüd Standard ERP. Oleme kokku puutunud juba 15 aastat ja ma mäletan esimest korda, kui ma võtsin lahti selle Standard ERP-i import-eksporti formaatide kirjelduse. See on üle 800 lehekülje pikk ja seal on iga rida tegelikult on oluline. See ei ole väga palju lahti kirjutatud, mille jaoks see väärtus seal nagu on, aga mis mulle kohe nagu tekkis arendaja nagu tunne, et see oligi selline nagu API first mentaliteet, et tänapäeval enam see nii mõistetav, aga ütleme 15 tagasi oli see, et ikkagi muljet avaldab, kui ettevõtte API keskne lähenemine oli.
et ammugi me ei taha ju, et ainult inimesed andmeid sisestavad, vaid ka tehisarud järjest pressivad juurde ja tahavad liidestuda ja andmeid siis süsteemi kirjutada. Et tõsi on see, et me alustasime käsitsi failide vahetust, tänaseks hetkeks nüüd juba töötab ka meil siis ka automaatne arvete loomine, kliendikaardi, ütleme tarnija kliendikaartide loomine ja jah, et just vähendada seda, et asjad töötaksid automaatselt. Okei, sellest API-st rääkides jah, et mina projektijuhina tegelikult puutun sellega kõige rohkem kokku, et iga nädal saama neid päringuid, kuidas keegi soovib meie API dokumentatsiooni, et teha liideseid, nii et see on selles mõttes asi, jah, kui sa ütlesid 15 aastat tagasi, võib-olla ainult väga nagu teadlikud kliendid oskasid seda küsida, siis täna küsivad nagu väga reakliendid juba. Nii et võib-olla jah, mis ja lisaks ütleme arendaja hinnangust nüüd välja tulla oli see, et mis see 800 lehekülge tegelikult näitas see, et ükskõik, kuidas Mobire areneb, meil säilis tõenäosus, et me suudame vajalikul viisil nagu integreeruda Excelendiga, on olemas. Et see kindlus on nagu alati nagu seal, selles mõttes olemas olnud. Seda on igal juhul hea kuulda. Küsimuste voor on nüüd läbi, meil saab aeg otsa ja igal juhul mina väga tänan sind selle tänase ettekande eest, oli väga sisukas ja aitäh sulle. Ja. Aitäh.